Selles videos tahaks ma rääkida Jumala olemasolust. Kuna väga palju inimesi täna kahtleb Jumala olemasolus ja nad ei suuda seda kuidagi omaks võtta, et on olemas mingisugune vaimolend, keegi kuskil, mingi suurem siukene jõud ja esiteks, et tal on nimi ja esiteks, et ta on siukene isik, kelle poole võib pöörduda. Ja paljud küsivad sellise küsimuse, kuidas tõestada, kuidas sa tõestad Jumala olemasolu. Et räägi mulle, kuidas sa tõestad Jumala olemasolu. Ja selles videos ma võib-olla siis natukene räägiks sellest, kuidas mina sellest olen aru saanud ja võib-olla on see sulle abiks natukene mõistmaks seda suurt ja võimast ja vägevat siukest vaimolendit või osad nimetavad seda energiaks või jõuks või väeks on ju. Et selles videos ma natukene proovin seda selgitada. Kui Jumala olemasolu oleks võimalik kuidagi nagu ära tõestada millegagi, mingi teoreemiga või mingi valemiga, siis teadlased oleks selle ammu kindlasti juba ära tõestanud. Ja kogu maailm teaks seda, et Jumal on olemas ja meil ei oleks vaja mitte mingisugust usku, et uskuda temasse. Aga kuna ta on nähtamatu vaimolend, siis meil on vaja uskuda sellesse, et ta on olemas. Ja kui sa nüüd lihtsalt avad oma meeled ja natukene mõtled kaasa, siis maailm on tegelikult täis erinevaid tõendeid Jumala olemasolust. Kogu tema looming räägib tema olemasolust. Kui te vaatate aknast välja, siis te näete tema loomingut. Kui sa käid kuskil looduses, metsas, siis sa tegelikult näed Jumala loomingut igal päeval. Me näeme seda korrapärasust, kuidas Jumal on kogu loodu tegelikult loonud, kuidas iga taim, iga puu ja iga loom annab järglasi oma seemne järgi. Te näete, et kõik on korrapärane. Aastaajad vahelduvad korrapäraselt ja päev ja öö vahelduvad korrapäraselt. On täpselt paika pandud kindlad tunnid, mille järel siis päev muutub ööks ja öö muutub päevaks. Ja täpselt samuti toimub loodusega kõik tsükliliselt ja kõik on väga kenasti paika pandud ja korrapäraselt. Me näeme ka seda, kuidas merevesi, mis on piltlikult öeldes hästi suure jõuga, aga sellel on pandud piir. Ta ei tule üle kindla piiri. Kui rahulik ilma tuuleta ilm on, siis merevesi lihtsalt peatub ühes teatud punktis ja ta läheb tagasi. Aga kui tuleb selline torm ja tuul, siis ta läheb loomulikult üle selle piiri, aga ta siiski tõmbub tagasi. Jumal on tuhandeid aastaid tagasi ilmutanud oma sõnas neid loodusnähtusi ka erinevatele sellistele prohvetitele ja oma sulastele. Ja need on kirja pandud siis piiblis. Kui sina ei ole veel täna usklik, siis ma soovitan sul tegelikult võtta lahti piibel ja hakata seda lugema. Sellepärast, et see esiteks ta on ajalooraamat, mis räägib, mis toimus minevikus ja ta räägib ka seda, mis toimub tulevikus. Ehk siis me saame väga palju sellest piiblist teada ja täpselt samuti, kuidas maailm loodi. Me saame piiblist teada, et Jumal lõi maailma. Ja kui sa võtad lahti Hiobi raamatu 26. peatüki, siis seal on kirjas siukene kirjakoht, ma loen selle ette. Ta laotab põhja taeva tühjuse üle. Riputab maa ei millegi kohale. Ta mähib veed oma pilvedesse, aga pilved ei rebene nende raskuse all. Ta varjab oma trooni, laotab pilve selle üle.
Ta tõmbab silmapiiri vete peale, teeb piiri valguse ja pimeduse vahele. Taevasambad rapuvad. Need jahmuvad ta hukkamõistust. Oma jõuga paneb ta mere voogama. Oma taibuga murrab ta mere eluka tükkideks. Oma hingusega lööb ta taeva selgeks. Tema käsi torkab läbi vingerdava mao. Kuid need on üksnes tema teede ääred, vaid sosin, mis temast on kuulda. Kes siis veel mõistaks tema võimsat kõuekõminat? Hiobi 36. Ära unusta ülistada tema tegusid, millest inimesed on laulnud. Kogu inimkond on neid näinud. Surelik inimene vaatab neid kaugelt. Tõesti, Jumal on vägevam, kui suudame mõista. Tema aastate arv ületab mõistust. Tema tõmbab veepiisad üles. Tema udust need koonduvad vihmaks. Pilved kallavad need maha, need sajavad inimeste peale. Kas suudab keegi aru saada pilve kihtidest, kõue kõmast, mis tuleb tema telgist? Vaata, kuidas ta heidab üle selle välgu sähvatuse ja katab mere sügavused. Nende varal toidab ta rahvaid, annab neile külluslikult rooga. Ta haarab oma välgu kätte vahele, suunab selle sihtmärgi poole. Tema kõue kõmin kuulutab temast. Kari loomadki teatavad tema tulekust. Nendes kirjakohtades on väga selgelt näha ka seda, kuidas vihm tuleb. Ehk siis, et tema tõmbab veepiisad üles, tema udust need koonduvad vihmaks. Täna on kahjuks inimene sekkunud Jumala loomingusse ja inimene ise üritab mängida Jumalat. Paljud vaimsed õpetused täna õpetavad, et sina oledki Jumal. Inimene on aga loodud Jumala sarnaseks. Ehk siis me inimestena omame samasuguseid emotsioone ja tundeid, mis on Jehoval. Ta on öelnud oma sõnas, et ta on loonud meid oma näo järgi. Meil on täna võimalik olla loomingulised, luues mingit väärtust siia maailma ja mingit väärtust luua ka oma ellu. Aga seda kõike me loome Jumala loodud materjalidest. Jumal on inimestele andnud erinevad annid, millega nad saavad siia maailma panustada. Neid ande on võimalik kasutada kas siis heaks otstarbeks või halvaks otstarbeks. Ma loen ühe kirjakoha. Jaakobuse 1.17. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Inimene pigem valib uskuda, et kõik keeruline ja imeline on tekkinud ja arenenud iseenesest. Ta lihtsalt tahab seda niimoodi uskuda. Inimestele ei meeldi mõelda, et keegi on temast suurem ja targem ning on selle kõik teinud. Ja tänapäeva inimene väga ei taha, et keegi oleks temast suurem, võimsam ja targem. Tänapäeva inimestele kahjuks ei meeldi ka oma tegude eest aru anda ja vastutada oma tegude ja oma sõnade eest. Sellepärast jääb inimene kangekaelselt selle idee juurde, et Jumalat ei ole olemas. Sellepärast, et nii on talle palju kergem. Tuleb tunnistada, et paljud mittekristlased usuvad tegelikult Jumalat kui kõrgemat jõudu või energiat või mingisugust algallikat kuskil universumis. Kuid kahjuks väga vähesed nendest inimestest teavad Jumala kui looja nime. Paljud kristlasedki ei tea Jumala kui looja nime, kuna see on piiblist ja piibli tõlgetest vägivaldselt välja jäetud. Sellepärast te ilmselt kuuletegi väga palju, et Jumal on siin ja Jumal on seda teinud ja toda teinud. Aga kuna Jumal on meie vaimne isa, siis igal isal, ka maapealsel isal on nimi. Ja Jumal ise on teatavaks teinud oma nime. Ja see nimi on Jahve. Ta tegi selle teatavaks ühele suurele prohvetile, kelle nimi oli Mooses. Ja Jumal tahab, et tema nime Jahve teaks kogu maailm. Eestipäraselt tuntakse seda Jahvet ka Jehova nime all ning piibli 68. aasta tõlkes on see nimi
Jehova täitsa olemas. Et siin ei ole mitte midagi seost Jehova tunnistajatega, aga nii palju võin öelda, et Jehova tunnistajad ongi võtnud Jehova nime, mida nad siis kuulutavad ja niinimetatud au sees hoiavad. Aga kahjuks kõik teised ususektid on piirdunud siiski lihtsalt Jumala ja Issanda nime mainimisega. Kahjuks on see Jehova või siis Jahve nimi paljudest pühakirjadest eemaldatud ja asendatud sõnaga Issand või jäetudki lihtsalt sõna Jumal. See aga on olnud saatana plaan, et inimesed ei saaks teada looja nime. Inimesed on läbi ajaloo teinud omale palju ebajumalaid ja väikesi selliseid jumala kujukesi, keda nad saaksid kummardada ja kellesse nad saaksid uskuda. Tänu sellele, nendele väikestele jumalatele, inimeste tehtud jumalatele, jäetakse kõrvale see, kes on loonud kõik. Ma ütlen teile päris ausalt, me ei pea täna pöörduma mitte ühegi teise jumala poole oma palvete, oma probleemidega, kui vaid selle poole, kes on loonud kõik. Ja see on Jahve ehk Jehova. Mitte ühtegi teist jumalat ei ole tegelikult olemas. Need on inimeste loodud jumalad. Ateism, mis on üks suuremaid ususekte maailmas, on vajalik selleks, et patune inimene saaks oma südame tunnistuse maha rahustada, kui ta midagi valesti teeb. Ja siis on väga lihtne öelda, et jumalat ei ole olemas. Ma ei usu temasse, ma ei usu tema karistusse ja ma ei taha mitte midagi temast kuulda. Piiblis, laulude raamatus ehk psalmides on kirja pandud üks lause või üks salm. Psalm 10, lõik 4. Õel oma ülbuses hoopleb. Tema kättemaksu ei tule. Jumalat ei ole. Need on kõik tema mõtted. Ehk siis siin ütleb õel inimene, et Jumala kättemaksu ei tule, kuna Jumalat ei ole olemas. Ja need on õela inimese mõtted. Kas teil tuleb kuidagi tuttav ette? Kui sina kuulad seda, siis ilmselgelt oled sa täpselt samamoodi mõelnud, et Jumalat ei ole olemas. Mingisugust kättemaksu ei tule, me elame siin täpselt nii kaua, kui elame, sureme ära ja siis sünnime kajakana või tuvina või teise inimesena uuesti siia maailma tagasi ja hakkame oma niinimetatult karmat likvideerima. See on selline õpetus, mida te olete kindlasti kuulnud ja väga paljud inimesed seda ka usuvad. Jumal Jehova aga ütleb oma sõnas väga selgelt, et iga inimene peab andma vastust oma tegude ja tühjade sõnade eest, mida ta on lausunud ja mida ta on teinud. Matteuse 12.36. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Roomlastele 14.12. Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma. Juuda 1.15. Vaata, Jehova tuleb 70 000 pühaga pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõige nende Jumala kartmatute tegude eest, mis nad Jumala kartmatult on teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida Jumala kartmatud patused on tema vastu rääkinud. See viimane kirjakoht on minu arust väga selline realistlik kirjakoht, kus Jumala kartmatud inimesed, need inimesed, kes ei tunnista Jumalat ja kes ütlevad, et teda pole olemas, on piltlikult öeldes pilganud Jumalat ja rääkinud temast väga halvasti. Ja võin teile öelda 100% kindlusega, et selle eest tuleb karistus. Igast sõnast ja igast teost tuleb meil aru anda Jumala ees, kui me siit maisest elust lahkume. Piiblis on samuti olemas kirjakoht, kus Jehova ütleb, et peale tema ei ole mitte ühtegi teist Jumalat. See on Jesaja 45, lõige 5. Ja see on kirja pandud mitmeid tuhandeid aastaid tagasi. Mina olen Jehova ja kedagi teist ei ole. Ei ole ühtegi teist Jumalat peale minu. Jesaja 45.21. Ei ole ju muud Jumalat peale minu, kes oleks õiglane Jumal ja päästja. Mitte ühtegi peale minu. Inimesed on ise loonud läbi ajaloo omale erinevad jumalaid
keda siis kummardada ja ülistada. Neid puuslikke ja kivijumalaid suudavad inimesed kummardada küll ja nende poole oma põlve nõtkutada. Nende jumalate taga on aga teemonid ja kurjad vaimud ehk langenud inglid, kes mässasid kunagi Jumala vastu. Saatan, kes on selle maailma jumal, selle praeguse maailma jumal siin, kelle kätte on antud kõik maailma riigid. See saatan soovis kunagi võtta loojalt tema trooni ning ta soovis saada jumalaks kogu loodule. Täna see saatan oma projektiga siin teoks teeb läbi kurjuse, läbi patu ja läbi seadusetu elu. Saatan oli ennem langemist ilus ja vägev ingel. Ta oli Jumala teenija, piltlikult öeldes. Ta tundis Jumala sõna, ta hakkas mässama Jumala vastu ja täpselt seda sama teeb täna inimene. Ta mässab Jumala vastu, ta ei usu tema olemasolu ja inimene tahab olla nagu Jumal. Saatana omad on kahjuks kõik päästmata inimhinged, kes ei ole lepingut teinud Jehovaga, Jahvega. Pühakiri ütleb väga selgelt, et tema ehk siis Jahve, Jehova on kõik loonud. Loomislugu võite te lugeda 1. Moosese raamat 1. peatükist alates. Ma ütlen väikse sellise tsitaadi siis. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal. Ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja niimoodi hakkas siis Jumal looma seda maad siin. Igast tema välja öeldud sõnast sai midagi. Tulid taimed, tulid loomad, tuli inimene ja Jumal ütles, see kõik on hea. Nii nagu ma enne mainisin, Jumal on ennast teatavaks teinud Moosesele. Ta on öelnud Moosesele, mis on tema nimi. Ma loen 2. Moosese 6, lõige 3. Mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, kõige väelise jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud. Mooses, kes oli üks suur prohvet, keda Jumal kasutas oma sõnumite edastamisel inimkonnale, tema sai teada Jumala nime, Jahve. Kuidas tõestada, et Jumalat ei ole olemas? Seda ilmselt ei olegi võimalik mitte kuidagi tõestada. Keegi pole sellega siiamaani hakkama saanud. Nii on kristlased ja ateistid ühtemoodi usklikud. Ainult selle vahega, et nad usuvad erinevaid asju. Ateism, nagu ma ütlesin, on väga suur ja võimas religioon või siis usk. Me teame väga hästi, mis sünnib, kui kuskil toimub mingisugune plahvatus. Plahvatus ei too mitte midagi kokku. Plahvatus pigem lõhub ja eraldab. Seega see uskumus, et meie maa või see planeet siin ja see imeline loodus, mis meil siin on, loomad, inimesed, taimed, on ühe suure plahvatuse tulemus, on naeruväärne. Sama naeruväärne on see, et 2 konnakullest tulid omavahel kokku, ühtisid ja sellest sündis siis mis iganes, mingisugune loom või mingi inimene. Ja täpselt samuti on naeruväärne see, et meil koolis õpetatakse, et inimene on arenenud ahvist. Ja millegipärast inimesed seda usuvad ja võtavad seda tõe pähe. Ja osad usuvad seda siiamaani, et inimene on põlvnenud ja arenenud ahvist. Kui inimene põlvneb mingisugusest loomast, näiteks siis ahvist, miks on siis inimeste ja ahvide intellektuaalsete võimete vahel tohutu suur erinevus? Miks ahvidest enam ei arene inimesi? Oled mõelnud selle peale? Kui hea on sinul anda tunnistust oma esivanematest ja öelda, et teate, minu esivanem oli ahv, orangutang või šimpants või gorilla. See ei ole lihtsalt loogiline. Ja ma ei usu, et sa tahad siukest tunnistust anda oma esivanematest, öeldes, et ta oli ahv. Täpselt samuti, kui sa vaatad looduses kõige lihtsamaid eluvorme, siis nad on hämmastavalt keerulised.
Inimene ise on juba keeruline olend ja teadus alles avastab inimese potentsiaali. Ja samuti ei ole suudetud uurida 100% inimese aju, kuidas see töötab. Seega me teame ajust väga vähe. Heebrealastele 11.1. Usk on põhjendatud ootus, et loodetav saab tõeks. Tõenditel põhinev veendumus sellest, mida pole näha. Lõpetuseks võiks sa teha ühe sellise katse. Võta üks tühi paberileht ja võta pliiats. Viska pliiats õhku ja las see kukub paberi peale ja vaata, kas sellest kokkupõrkest tekib mingisugune pilt või mingisugune kujutis. Loomulikult ei teki. Nüüd võta aga seesama pliiats kätte ja hakka visandama paberile midagi, mis on sinu mõtetes. Kui sa oled hea käega ja hea sellise mõttemaailmaga või fantaasiaga inimene, siis on sul võimalik luua paberile mingisugune pilt või kujutis. Ja sa pead teadma seda, et sina oled selle teose autor. Sinule kuulub see pilt, sest sina oled selle pildi teinud. Sina oskad ja suudad sellele pildile vajadusel juurde ka joonistada, nii et see oleks edasi täiuslik. Mitte kellelgi teisel ei ole sellele pildile õigust, kui sa pole seda õigust talle ise andnud. Küll aga võib keegi teha sinu pildist koopiaid erinevaid, kuid see pole mitte kunagi sinu tehtud originaal. Need on koopiad. Täpselt sama on Jumalaga. Saatan kopeerib Jumala loomingut. Ta kopeerib kõike seda, mida Jumal on teinud. Ütleme nii, et saatan teeb väga täpseid koopiaid. Aga nagu ma ütlesin, üks ainukene on originaal. Ülejäänud on koopiad. Nüüd rääkides veel sellest pildist. Ainult sinul on õigus see pilt hävitada, kui see sulle ei meeldi. Mitte kellelgi teisel ei ole õigust sinu loomingut hävitada. Kui keegi hävitab sinu loomingu, siis saad sa ju kurjaks ja tigedaks. Ja see võib lõppeda kohtus, kui siis tegu on väärtusliku pildiga. Ja kohus karistab süüdlast. Täpselt sama on siis universumi looja Jehovaga. Tema on loonud kõik. Kogu loodu kuulub temale. Kaasa arvatud sina kui inimene kuulud temale. Ja sina inimesena täna kasutad oma töös, oma tegemistes looja materjale. Usud sa seda või mitte? Lihtsalt mõtle loogiliselt. Sina ei ole siia sündides mitte midagi maailma kaasa võtnud. Ja täpselt samuti ei saa sa ka surres siit maailmast mitte midagi ära viia. Sa saad ära viia ainult oma südametunnistuse, pildikult öeldes. Selle, mismoodi sa oled siin maailmas elanud. Selle saad sa kaasa ja selle eest mõistetakse tegelikult sind kas süüdi või õigeks. Ja see on karm. See, kui sa arvad, et siin maailmas midagi sinule kuulub, siis see on lihtsalt üks selline tühi illusioon ja petlik mõte sinu peas. Kõik siin maailmas kuulub Jehovale. Ja meie oleme pildikult öeldes siin rentnikud selles maailmas. Ja inimestena on meil võimalik seda kõike hea peremehelikult kasutada. Kui tõele otsa vaadata, siis Jehova on andnud selle inimestele algselt tasuta kasutamiseks. Inimene oma kurjuses ja raha ja võimuahnuses on aga teinud sellest äri. Sellepärast pead sa ka täna kõige eest maksma, mida sa tarbid. Jumal aga ei ole seda algselt niimoodi loonud ega mõelnud. Kui inimene ei ela kooskõlas Jumala ja tema seadustega ning inimene ei ole kooskõlas Jumala tahtega, siis inimene kahjustab nii iseennast kui kogu loodut. Jumala looming saab kahjustatud ning Jehoval on täielik õigus see pilt ehk siis kõik, mis on maa peal, mille ta on loonud, Jehoval on õigus see kõik hävitada ning alustada jälle uuesti. Jehova on seda ükskord juba teinud, kui ta saatis siia maa peale veeuputuse. Ta on seda ka läbi oma sõna öelnud, et ta teeb seda uuesti, aga seekord läbi hävitava tule, mis hävitab kõik algained ka. Kui sa vaatad täna, mis toimub maailmas ja meie ühiskonnas, siis sa näed,
et kuri läheb aina kurjemaks. Sõjad, looduskatastroofid, maavärinad, ebamoraalsus, õelad inimesed. See kõik laieneb üle maailma. Iga päevaga läheb asi hullemaks. Jumal on selle 1000 aastaid ette lasknud kirja panna. See on kirjas, pühakirjas, piiblis. Et just niimoodi sünnib lõpuajal. Ja me täna elame lõpuajal. Inimestel on täna võimalik luua või siis taastada see side maailma loojaga, Jehovaga, ning pöörduda ära oma kurjadelt teedelt ja patusest sõnakuulmatust elust, mis ei lähe kokku Jehova standarditega. Need standardid on tegelikult väga lihtsad ja elementaarsed, et elada oma elu puhtalt ja ausalt. Midagi keerulist ei ole. Inimestel on lihtsalt kujundatud Jehovast kui loojast väga negatiivne pilt. Jehova armastab igat inimest, ta armastab ka sind, aga ta vihkab pattu. Ehk seda, kui inimesed ei järgi neid standardeid, mis on inimeste kaitseks ja õnnistuseks, mitte piiramiseks. Mina ei kutsu sind täna religiooni juurde. Ma ei kutsu sind ka kuskile kirikusse pinki nühkima. Ma selle videoga kutsun sind täna kontakti looma elava Jumalaga, Jehovaga, sinu taevase isaga, kellest sa võib-olla kuni tänaseni mitte midagi ei teadnud. Sa ei teadnud, et sul on olemas taevane, vaimne isa. Kui sinul juhtumisi ei ole olnud maist lihalikku isa, siis pead sa täna teadma, et sul on olemas taevane, vaimne isa, kes sind on alati armastanud, kes on alati olnud sinu juures ja ta tegelikult tahab, et sina pöörduks tema poole tagasi. Me oleme lihtsalt inimestena hüljanud tema. Me ei ole teda tähele pannud, me ei ole temasse uskunud, aga ta on kogu aeg olemas olnud. Meie kaitseinglid, kelle Jumal on tegelikult pannud meile teenijateks kõrvale aitama, on iga päev meie kõrval ja hoiavad meid ära igasugustest jamadest ja jukerdustest. Ta tegelikult on andnud sulle märku erinevate selliste märkide abil, aga me ei ole seda ära tundnud. Täpselt samuti ei tundnud mina ära seda. Aga täna ma olen Jumal ära tundnud. Ma olen temaga loonud lepingu, selle vaimse lepingu ja ma olen taastanud oma suhte ja sideme taevase isaga, Jahvega. Selle kontakti oma taevase isaga saab iga inimene luua ainult läbi Jumala poja, Jeesus Kristuse, kes suri sinu eest ristil. Ja Jumal äratas ta surnust üles 3. päeval. Kui sa võtad vastu Jumala sõna oma ellu, siis sa võtad vastu ka Jehova. Pääste on selles, et sa pead lihtsalt uskuma, et Jeesus Kristus suri sinu eest. Ta maksis selle lunastushinna sinu eest, et sina võiksid elada, et sa võiks saada päästetud, et sa võiks saada tagasi oma vaimse isa juurde. Sa pead lihtsalt uskuma Jeesuse nimesse ja sellesse, et ta suri sinu eest. Ta maksis hinna. Jeesuse nimi heebrea keeles on Jeshua ja tõlkes on see Jahve on päästja või siis Jahve on pääste. Ma loodan, et sa mõtlesid natukene kaasa, kui sa siia lõpuni jõudsid. Kui sa soovid oma elust teha muudatusi ja see tänane patune ning ebakindel ühiskond tekitavad sinus ebakindlust, hirmu, stressi, pinget, et kuidas ma hakkama saan oma eluga selles pidevalt muutuvas ühiskonnas ja sa oled mures, kuidas edasi, mis saab edasi, kuidas ma hakkama saan, siis ole hea, võta julgelt minuga ühendust video all olevate kontaktide kaudu. Helista mulle või kirjuta, saame lihtsalt kokku ja räägime. Mina ei hakka sind usku väänama, see ei ole minu võimuses, absoluutselt. Sa saad küsida küsimusi. Ma garanteerin sulle selle, et sinu elu muutub ning sa ei taha enam oma vana elu tagasi. Ühiskond
on inimestele valetanud Jumala kohta ning teinud Jehovast mingisuguse pilve peal istuva vanamehe, kes on julm ja karistav ja kes kogu aeg piirab ja paneb raamidesse. Aga niimoodi see ei ole. Ka mina kunagi arvasin niimoodi. Jehova vihkab pattu, ta vihkab sõnakuulmatust ja patt ongi sõnakuulmatus. Ta vihkab seda, kui inimesed on isekad ja elavad nii nagu temad tahavad, seadusetut elu, millest aga tuleb needus. Patu juur tuleb saatanalt, kes tahab, et inimesed mitte kunagi ei taastaks oma sidet loojaga, oma vaimse isaga. Jumal on armastus. Temas ei ole mitte mingisugust pimedust. Ta on valgus, mis ajab pimeduse välja. 1. Johannese 4:16. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis on Jumalal meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Sa pead teadma seda, et täna on päästepäev. See on see päev, kus sul on võimalik oma elust teha täielik kannapööre ja valida uus teerada, milles on õnnistus. Ära lükka seda päästet edasi, sest me ei tea, mida toob homne päev. Kas me homme elame või me ei ela. Nii et ole julge ja võta muga ühendust. Saame kokku, räägime, küsid küsimusi, arutame. Ka kõige rumalamad küsimused võid sa ära küsida. Ka minul oli palju küsimusi, kui ma tulin Jumala juurde. Kuna ma ei uskunud teda, aga täna ma ei lase temast lahti mitte kuidagi. Ma tegelesin kunagi teise vaimsusega. Ma uskusin, et igasugused muud kujukesed ja kivikesed ja kõik need aitavad mind. Aga kui sa loogiliselt mõtled, siis kivid, mida inimesed täna kaelas kannavad või kummardavad, siis kivid on kõik Jumala looming. Sa küll alateadlikult, kummardad võib-olla loodut, aga tegelikult me peaksime kummardama loojat, kes on andnud meile kõik. Nii et ole väga õnnistatud ja võib-olla kohtume järgmises videos.